Tere päevast! Et inspireerusin täna ühest vahvast mõttest, et inimelu on võimalik võrrelda veepiisaga ja see oli minu enda jaoks väga inspireeriv ja siis ma meelevaldselt mõtlesin, et see võib-olla oleks kellegi jaoks veel lahe metafoor kaasa mõelda või ära tunda või edasi arendada mingit teemat. Et mõte ise on siis pärit Vadim Zeland'i raamatust Transurfing, teadvuse äratamine, reaalsuse juhtimine. Ja kui sa oled siin minu tegemistega kursis olnud, siis sa tead, et me praegu hetkel loeme seda raamatut oma elu loojate kogukonnas, mis on siinsamas keskkonnas olemas, et kui sa soovid selle raamatu lugemisega liituda, siis ma igaks juhuks panen selle lingi ka siia, aga mitte sellest ma ei tahtnud praegu rääkida. Ühesõnaga, teema oli siis selles, et sündi ja surma saab illustreerida ookeanilainete pritsmetega. Ja loen sulle siit selle katkendi ette. Mõistus on tervenisti pendlite ning enda ettekujutuste ja veendumuste võimuses. Inimese vabaduse aste on piiratud lubatu kitsaste raamidega. Nüüd on see küsimus, et kes see lubaja on. Inimene arvab ekslikult, et ta on siin maailmas kas peremees või teenija. Transurfingu seisukohalt pole üks ega teine positsioon õige. Inimene on ei keegi. Ta on kõigest viivuks ookeanist välja lennanud piisk. Inimene on ookeanist välja lennanud piisk. Sünni ja surma illustreerimiseks sobivad ookeanilainete pritsmed. Ookeanist eraldunud piisk ei saa end tunda ookeaniga ühtse tervikuna. Ja ta ei saa ka ookeanist energiat ammutada. Ja mõtle nüüd selle peale, et inimesed tunnevad või tajuvad ennast eraldiseisvatena. Eraldatuna. Nad ei saa sealt ühisväljast seda energiat ammutada. Üksikule piisale näib, et ta eksisteerib omaette ja tal pole ookeaniga mitte midagi ühist. Kuid kui piisk ookeani tagasi langeb, teadvustab ta enda ühtsust sellega. Piisk ja ookean sulanduvad üheks tervikuks. Nad on olemuselt üks ja sama. See tähendab vesi. Vee eraldi osake võib võtta erinevaid vorme, näiteks piisk, lumehelves, jää, aurupilv. Vormid on erinevad. Olemus on sama. Osake ei mäleta ega mõista ega mõtle, et tema ja ookean on üks ja sama. Osakesele näib, et ookean, see on lained, vaht, pritsmed, jäämäed, hoovused. Täpselt samuti tundub osakesele, et ta on ise piisk, lumehelves või aurupilv. Osakesel on raske kõigi nende üksikute väliste ilmingute taha näha ühist. Et tal on raske näha seal seda vett, seda olemuslikku essentsi. Oleks justkui tuttav, aga ähmaselt ja tabamatult. Piiblitekstid sisaldavad ses küsimuses mõistuse märkidest moonutatud tõde. Kinnitus, et Jumal lõi inimese oma näo järgi enda võrdkujuna, on õige. Kuid seda mõistetakse tavaliselt vääriti. Jumal võib võtta mis tahes kuju. Tema olemus ei seisne selles, et tal on pea, 2 kätt ja 2 jalga. Kui võrrelda Jumalat ookeaniga, inimestega piisaga, on nende olemus üks. See on vesi. Elu ja surma piiril olnud inimeste tunnistuste järgi elab hing läbi sõnul seletamatu rahu ja õnnetunde. Tunnetades ühtekuuluvust,
näiteks kosmosega või piiramatu teadvuse väljaga. Tilk jõuab tagasi ookeani ja temani jõudis tagasi teadmine oma tõelisest olemusest. Ta koosneb samast ainest, millest ookeangi. Kogu ookeani energia kulgeb läbi tilga. Nii, selle koha peal ma praegu siis lõpetan. Loodan, et see oli sinu jaoks ka inspireeriv mõttevahetus. Ilusat päeva!